siis ametlikult Eesti Autospordiliidu president. No täna veel. Vaatame, mis elu edasi tuleb, ei oska keegi midagi öelda. Aga suur tänu, et te olete siia tulnud ja mina Autospordiliidu ühe juhina olen iseendale seadnud ülesande, et igal aastal pean ka mina midagi tegema teie heaks. Teie heaks just nimelt, kes on Eesti autosporti viinud edasi ja kõigepealt ma pean ikkagi tulema jälle nende nimetude tagasi, keda teie juba nimetasite. Aksel Tali, Henri Saar, Madis Laiv, muidugi Unava ja veel teie brigaadis, kes seal on olnud juures, et teie töö on olnud ikka väga suur, väga ja väga suur. Et see Estonia on nii laiali läinud igal pool maailmas, et meil, kes me sõitjad olime, meil oli lihtne. Tark, ehk autoremondi katsetehase, see tseh Hobujaama tänaval, see oli meil nagu teine kodu. Meid ei aetud sealt kunagi välja, isegi mitte öösel. Autode ettevalmistus tavaliselt ikka niiviisi viimasel minutil, aga kõik said tehtud ja ma arvan, et need sportlased, kes Trie Käpal seal olid, need õigustasid ka neile pandud lootusi, et me suutsime ka üht-teist ikkagi Ida-Euroopas ära teha, rääkimata Nõukogude Liit. Et see on olnud selline suur ühine töö ja tegemine ja minu sügav kummarus teile. Igal aastal Estonia Grand Prix, mis viiaks läbi Pärnu sportširingil, ma korraldasin seda oma, võib öelda, abikaasaga alates 2014 kuni 2019, siis andsin üle ohjad Martin Miilbergile. Kahjuks Martin väsis ära. Ütleme, et nii, ühe võistluse organiseerimine on tänamatu töö. See on raske, see on keeruline ja kõige hullemad on finantsküsimused. Ei ole kusagilt raha saada ja olime olukorras Autospordiliiduga asja arutades, kaaludes, et mis saab 2026. Kas see üldse tuleb enam või ei tule. Et kui keegi ei võta vastutust, siis ometi keegi peab võtma. Ja arutasin kodus oma perega, nüüd ka tütardega, et kuidas sellele Estonia Grand Prix'le saaks jätkudega teha. Ja ma panin ise kokku tiimi aastaks 2026 kuni 2028. Ma ise ei ole seal eesotsas, aga ma olen siis ka selline organisaator, et vaatame, et asjad käivad, sest kogemusi on olemas ja see tuleb. Ja tänase päeva seisuga on lukku löödud kuupäevad 10.–11. juuli. See on siis juuli teine nädalavahetus, ehk siis laupäeval 11. juulil kindlasti teid kutsutakse jälle sinna Porsche ringile. Poisid aitavad telgi üles panna. Vaatame, et oled söögid, joogid laua peal kõik olema ja et te saaksite korralikult seda võistlust seal vaadata. Te olete seal auväärsed tegelased. Seda on huvitav kuulda, et need, kes seal võistluse käivad külastamas, ütlevad, kuule, mis telk see selline seal on. Et seal on nüüd parim vaatamise koht, Pidurusmaa, Kurv. Kui hästi läheb, siis tuleb LED-ekraan järgmisel aastal jälle ka sinna vastu see suur üle raja, et kes nad on. Ja mõtleme, need ongi auväärsed. Need, kes sinna tulevad, need on auväärsed kodanikud ja sellepärast see nii ongi, et kes on Eestile, Eesti autospordile nii palju andnud. Võib-olla pikk jutt, kehv jutt, aga ma tahtsin seda toonitada ikka, et see töö, mis on tehtud ringraspordi arendamisel ja just nimelt Tark ehk autoremondi katsetehas on olnud see oluline koht. Need suured tänud. Aga ma tahaks kohe üle anda ühe pisikese auhinna. Ehk see on Eesti Autospordiliidu poolt üks tänuplaat. Aksel Talil täitus alles just 95 eluaastat. Et täna need inimesed, kellest ma olen rääkinud nimepidi, on kõik auväärses eas, aga nad on elus, terved, täis optimismi, ehitada veel autosid, kui vaja on, ja annaksime Akseli üle, me vist viime selle sinna koha peale. Vaata, võta korda üks mõit. Ka mina tänan, palju oleme kõik meie vormelisõitjad. Kui ikka oli probleem, siis läksime meie Tarki ja saime abi. Ma loetan. Panin kirja nii, Aksel Tali 95.
õnnitleme teid auväärse juubeli puhul ja täname suure panuse eest, mille andsite Eesti vormelite arendamisse ja tootmisse. Eesti Autospordiliit 25.10.2025. Sobib niiviisi.